Meie seekordne päeviku sissekanne viib meid Amishite juurde. Pärast hommikusi toimetusi uurisime Google'ist järele tuntuima Amishite asunduse Toronto lähedal, sisestasime selle Google Mapsi ja hakkasime rõõmsalt sõitma. 2 tundi toredat autosõitu ja seda enamus aega mööda suurt kiirteed, kus autod ei liigu üldse kiiresti, sest pole lihtsalt eriti ruumi kiiresti liikumiseks. Kuna siin räägitakse ilmakaartest, siis liikusime suures plaanis idast läände mööda Ontario järve äärt. Kui umbes 2 tundi oli meie väljasõidust möödunud ja olime ära näinud kohaliku asfalditehase, see on omaette huvitav mõtlemine, et keegi on need tuhanded ja tuhanded kilomeetrid teid valmis teinud ja keegi hooldab neid. Ma ei tea, see tundub kõik minu jaoks natuke liiga palju. Aga tore, et on asfalt ja tore, et on teed, kuigi aeg-ajalt tekib tahtmine sõita mööda väikesi kas või kruusateid, kus on lähedal puud ja heinamaad ja nii edasi. Aga sinna poole me olimegi teel. Oakville, Hamilton, Lincoln ja mitmed teised toredad kohad läbitud, keerasemegi juba väiksematele teedele ja silmad otsisid musta, riietatud ja habemesse kasvanud Amisheid oma hobuvankritega. Lootust andsid üksikud hobusõnniku hunnikud teel. Kuid siis hakkasin mõtlema Uue Testamendi suurkujude peale. Johannes, Paulus, Peetrus, Jakobus. Selle linnakese nimi oli üks neist. Kuid mis oli see nimi, mida ma sinna kepsi ikkagi kirjutasin? Välja mõtlesin, see oli St. John. Aga siis tabas mind teine ilmutus, nimelt see õige koha nimi oli St. Jacobs. Ja see küll keeleliselt ei liigitu Jakobuseks, sest inglise keeles on Jakobus James, aga minul oli Jacobs Jakobus, igal juhul piibli nimi. Olin sisestanud vale koha nime. Olime jõudnud St. Johni või oli ta St. John's ja siin ei paistnud küll Amisheid olevat. Aga nagu meie moto ikkagi on, inimene kavandab oma tee, aga see ei lähe nii, nagu ta seda kavandanud on, vaid läheb palju paremini. Sattusime Kõrvitsa farmi, kuhu ka loomulikult sisse astusime. Tundus, et suured pidustused kas on tulemas või on olnud, suuri rahvamasse ei olnud, aga küll oli hästi palju kõrvitsaid ja see on periood, kui tuuakse koduaedadesse ja tänavatele ka välja igasugused luukered ja muud õuduste õõva tekitavad tegelased ja ilmselgelt on märk lähenevast Halloweenist. Igal juhul seisab sellel talul ees tõenäoliselt nende aastaringi kulminatsioon, kus nad teenivad suure osa oma aasta sissetulekust ja väike võib-olla eeskuju Eesti talunikele avatud talude päevaks või lihtsalt oma talu keskkonna müümiseks. See kogu lõbu oli väärt $20 või vähemalt Monika arvates oli seda väärt. Tegelikult oli väga tore. Kitsed, lambad, eeslid, luukered ja palju kõrvitsaid. It's this easy rain. Miss Homework, won't you please come home? Remember the last Halloween, baby, when I threw you out?
kuna Amishite juurde otsustasime minna mõni teine kord, läksime pärast kõrvitsapidu hoopis piirkonna meelelahutuskeskusesse Niagara Fallsi, kus sai tehtud ka kohustuslikud Niagara Fallsi selfid. Tore päev oli, kui need toredad paigad siin Kanadas ainult üksteisest nii kaugel ei oleks.